jagan ekraani. Nii. Ja slaidid. No nii, suurepärane. Tere teile mõnele, kes siin kohal on ja mõned on arvuti taga. Räägin asju ja kui on infotund, siis ma arvan, et meil täna läheb kiiremini kui see tund aega. Räägin asju, mis puudutavad spordikooli sellel õppeaastal. Ja need asjad on, millised treenerid, rühmad ja trennide ajad on, siis natukene huvihariduse registrist, õppetasud, kuidas spordikooli rahastatakse, millised mõjul on uuel hoonel ja siis nii siit kui ka kodudest on teretulnud küsimusi, soove, ettepanekuid. Et minul ei ole veel hetkel spordikoolis aasta täis, aga 12. oktoober saab aasta. Meil on 15 töölepinguga töötajat, kelledest 13 on treenerid ja 2 on juhendajad. Ehk siis neil ei ole treeneri kutsekvalifikatsiooni, aga nad oskavad oma eriala. Ja nende 15 inimese pealt töökohti tuleb kokku 11,36, päris mitu on täiskohaga, osad on ka teise töö kõrvalt ja päris hulk on osalise koormusega. Ja kõik erialad tegutsevad aastaringselt. Ütleme nii, et 8 eriala tegutsevad aastaringselt ja purjelaud on suvel. Ja võtame sama slaidi. Nii. 8 eriala. On jah 8. Jalgpallis 3 treenerit. Maarjol on kõige suuremad noormehed. U17 gümnaasium ja seal sisalduvad ka esindusmeeskond ehk siis Hiiumaa esindusmeeskond ja esiliiga, mis mängivad võistlejad koostöös Läänemaa jalgpalliklubiga. Ja need noormehed käivad hästi palju võistlemas. Tanel-Kle U14 Käina emmaste ja lasteaiarühm. Ehk siis enam-vähem samas vanuses poisid nii Käinest kui emmastest ja seal natukene on ka seda, et vahel emmaste omad käivad Käines ja Käinavad emmastes ja siis kõik käivad veel Kärdlas, et poisid iseenesest käivad hästi palju trennides. See lasteaiarühm, mis Tanelil on kahas Ristoga, alustas nüüd 2 korda nädalas on Taneliga lasteaiahoovis ja kord nädalas Ristoga koolimaja võimles lasteaiaealistele lastele. Ja Georg Linkovil on kõige noorem, ei ole mitte kõige nooremad, aga kuni 11-aastased. Raivo Ristil on 1 rühm, erinevas vanuses noori käib seal. Hetkel on nad siin veel kultuurimajal garaaži peal kunstiruumides. Kergejõustikus Hälihertal on suuremad noored ja oktoobrist alustab kergejõustiku algõpetus 2 korda nädalas minu juhtimisel ja mõne aja pärast tuleb Merilin Tikerber, kes jätkab siis. Mina alustan ja Merilin on siis päris kergejõustiku treenerina siis jätkab. Korvpallis on rühmad sõltuvad klassidest, Koidul ja Ristol omavahel jagatud. Vahel nad on koos, vahel eraldi ja Ristol, nagu oli juttu, oli veel lasteaiarühm ja ka esindusmeeskond, kus mängib ka osad meie gümnaasiumipoisid ja nemad treenivad ka 2 korda nädalas mandril. Tegelikult Maarjol esiliiga poisid ja üldse Läänemaaga koos mängivad poisid käivad aeg-ajalt Haapsalus trenni tegemas, et meeskonnaga kokku mängida.
Anu Sauel nooremad orienteerujad, minul endal vanemad. Kummalgi on oma rühm. Anni Rätsepal oli nüüd suvel hästi palju väikseid purjetajaid ja kui eelmisel talvel oli üks rühm tal, siis tõenäoliselt nüüd, kui nad oktoobris ära puhkavad kuu aega, siis jätkab 2 rühma. Ratsutamises on eelmisel aastal oli Egle Hiius, nüüd on Johannes Kiiver ja teeletants jätkab ja kummalgi on 3 erineva tasemega noored, aga kuna seal on, kes käib kord nädalas, kes 2 korda, kes veel rohkem kordi nädalas, et siis seal selliseid selgeid rühmasid ei ole, vaid vastavalt iga õpilase individuaalsele plaanile või kavale käiakse treeningutel. Ja Marge Vähter ja Ülari Kaibalt võrkpallis. Marge võtab juurde nüüd ka algajate rühma ja see on selles mõttes algajad, et sinna saavad eri vanuses minna ning siis vaadatakse, et kas ongi jäävad algajate rühma või läheb noorematesse tüdrukutesse või vanematesse tüdrukutesse. Ja Ülaril on jätkuvalt 3 poiste rühma. Ja Siret Tara on treenerite abiline üldkehalises ettevalmistuses. Et aeg-ajalt ühe rühma treeningud võivad olla nii, et kord nädalas annab Siret trenni ja 2-3 korda nädalas annab siis nii-öelda selle rühma treener. Treeningute ajad on praegu sügisel selline väikene ülemineku hooaeg. Kindel asi on see, et küsida treenerilt. Helistada või kirjutada ja mitmed rühmad jätkavad oma tegevust sujuvalt, on ka suvi otsa tegutsenud ja jätkavad ja on üsna sellised tugevalt seotud rühmad, teised on natukene rohkem hajali olnud suvel, et kui on segadus, küsige treenerilt. Ja enamusel rühmadel on omad infokanalid veel eraldi. Treeneritel kontaktid on nendes kohtades, aga treeningute aegadel, üks on see, et ilm on praegu veel ilus, saab trenne õues teha ja päris palju tehakse. Kui millalgi oktoobris valmib uus spordikeskus, me saab kasutusloa ja me saame sinna, siis treeningute ajad tõenäoliselt muutuvad, kuna siis saab samal ajal olla rohkem rühmasid sees. Loodetavasti on see kõigi jaoks muutused paremuse poole, et saab normaalsematel kellaaegadel trennis käia, et ei pea väga õhtul trenni minema. Ja juba panin siia ka ära, et uue keskuse pallimängusaalides peab olema need jalanõud, mis ei jätta põrandale jälgi. See on unmarkable, on inglise keeles, eesti keeles ma ei leidnud ühtegi head tõlget selle kohta. Ma tean, et koolides tegelikult peaks ka olema, aga erinevatel põhjustel kõigil lastel ei ole neid veel, aga uude majja kindlasti. Ei saa pallimängusaali mingisuguse muu jalanõuga. Paljajalu on ebahügieeniline ja sokipöisil on ohtlik. Et siis sellised investeeringud on nüüd natuke aega mõelda, et kust neil selliseid jalanõusid saab, kui on pallimänguritega tegemist. Treenerid, treeningute ajad, registreerimine. Üks hooaeg kunagi ammustel aegadel või mõned aastad tagasi panid korra kirja ja siis oligi laps nimekirjas, nüüd peab igal sügisel üle kinnitama. Ülekinnitamine on selleks, et saaks parandada andmeid, mis klassis laps käib, kas on elukoht muutunud, kas teine lapsevanem tahab ka olla huviregistris lapse andmeid või tahab ka vaadata huviregistris lapse andmeid. Ehk siis lapsed on vaja uuesti rühma kinnitada. Mõned treenerid on kindlasti seda ka öelnud, teised veel ei ole, aga septembri lõpuks
oleks vajalik, et kõik lapsed oleksid uuesti õigetesse rühmadesse kinnitatud. Kusjuures jah, õigetesse rühmadesse on veel see ka, et lapsed kasvavad ja võimalik, et on ühest rühmast muudetud või kasvatud välja ja minnakse juba teise rühma. Et see on ka põhjus, miks enne uut õppeaastat on vaja uuesti rühmadesse kinnitada. Ja miks see üldse selles registris on, miks ei võiks kuidagi paberil albumisse kirjutada vastakaga, et see annab võimaluse pidada arvestust ja jälgida nii treenerite tegevust kui ka ehk siis minul kui direktoril on koht, kust ma saan töötajate ja treenerite mitte just töö tegemist jälgida, aga jälgida, et kui tekivad mingid küsimused lapsevanemal ja treeneril, omavaheline suhtlusauk tekib, siis sealt saab jälgida, kuidas lapsed tegelikult on trennis käinud. Ja nii nagu siin slaidil ka kirjas, et vald saab andmeid töö planeerimiseks, et vald hästi suures osas rahastab kogu tegevust ja ka kinnituse tegevuse toimumisest. Nägin just täna, et ka põhikool kõik oma huviringid võtab selle sama registri kaudu ja muusikakool on seal erinevad huviringid, tantsustuudiod, klaasiring, kõik, Käina huvikeskus, kõik on seal, nii et praeguseks võiksid juba kõik osata seda kasutada. Kui on küsimusi, siis kui kellelgi tekib probleeme selle registreerimise või kinnitamisega, siis saab aidata. Spordikooli lehel on videojuhised ka tegelikult sellest, kuidas seda registreerimist teha. Ja on võimalik, et lapsevanem lihtsalt peab kinnitama lapserühma. See on siis juhul, kui treener on juba lapse lisanud ja ootab lapsevanema kinnitust. Või siis see, kui lapsevanem ise vaatab, et nüüd ma tahaks lapse sinna rühma panna, siis ta kõigepealt avaldab soovi seal registris ja treener, kui on nõus sellega, siis kinnitab. Näiteks ratsutamises kindlasti ei saa ükski laps niisama ise valida, kuhu rühma ta läheb, vaid treener vaatab, kuhu ta läheb. Ja need, kus on puhtalt vanuse järgi, seal on veel lihtne, aga kui on oskuste järgi ka, siis ikkagi suheldakse enne lapse ja vanemaga, et kuhu rühma laps kuulub. Aga septembri lõpuks oleks vaja, et oleks lapsed ära kinnitatud rühmadesse. Õppetasu. See õppeaasta, mis augustiga lõppes, oli arvestuslik tasu 112 eurot kuus õpilase kohta. Sellest Kärdla osavald Hiiumaa elanikele tasu või mitte ei tasu, aga võtab enda kanda 97 eurot ja 15 teeb lapsevanemale. Nüüd uuel õppeaastal see 15 eurot kuus kooliealise õppuri kohta ja 10 eurot lastele kehtib. Aga kuni 21. aasta lõpuni, käesoleva aasta kalendriaasta lõpuni saab selle tasu eest osaleda mitmel treeningul. Aga uuest kalendriaastast on siis vaja vanematel vaadata. Neid on 13 last, kes käivad topelt trennides või nendest 13-st 2 käib 3 trennis suvistel andmetel. Et saavad siis otsustada, kas valivad 1 või 2 või suudavad jätkata 3 trennis. Ehk siis uuest kalendriaastast on iga rühma eest tasu 15 eurot. Kabe erialal jätkuvalt ei ole õppetasu ja ratsutamisel on oma hinnakiri, mis sõltub siis treeningkordadest nädalas ja kas on omahobune või tallihobune. Ja seda ma siia kirjalikult välja ei ole toonud, aga ütlen, et see oli üks minu
minu kindel nägemus, et iga rühm peab, et kui treener annab mingisugusele rühmale trenne, siis selle treeneri puhtalt austamise pärast peab see kogu lapsevanema poolt makstud tasu tulema sellele rühmale. Et kui on nädalas 3 trenni, see teeb 4 × 3 12 treeningut, täiskasvanu tegeleb 1,5 tundi lapsega, noorega ja selle eest 1 euro maksta. See on natukene, või vähem kui 1 eurot, siis kui ta mitmel erialal käib, siis on natukene vähe. Ja kaob ära see, võib ära kaduda nii lapse kui ka lapsevanema poolne austus selle treeneri töö suhtes. Ja spordikooli kuludest ja kust need 112 eurot, miks nii vähe kui 112 eurot kuus, võiks küsida. Kogu taristu kasutamine, et meil on staadionid, meil on spordihoone, meil on praegu koolivõimle mängude maja Polgus, staadion juba ütlesin, jah, et meil on igasugused vahendid olemas, see ei kajastu mitte kuidagi Hiiumaa spordikooli eelarves, see on Hiiumaa valla allasutus Hiiumaa Sport, haldab neid hooneid, nii et kui oleks reaalne elu, kus peaks reaalselt kõige eest maksma, siis 15 eurot ei oleks mitte kuidagi võimalik. Kui peaks hakkama maksma ka saali rentisid. Nii nagu mitmetes kohtades ja mitmetel klubidel kindlasti on. Mandril näiteks. Siis slaidi peal, mis on kirjutatud Kärdla osavald, see on sellepärast, et Hiiumaa spordikool on Kärdla osavalla nii-öelda rahakoti peal. Kärdla spordikooli eelarve on Kärdla osavalla eelarve koosseisus. Ehk see Kärdla osavald siin tähendab Hiiumaa spordikooli eelarvet. Et igasuguseid üldiseid vahendeid, pallid, võrgud, mis mõtlema, orienteerumisest tähised, jalgpallis ka pallid, purjetamises, paadid, klubi, väikesed katki minevad osad, spordikool. Need on klubi ja osavalla, ehk siis spordikooli vaheline kokkuleppe ja läbirääkimine, kes mille eest maksab. Kõik treeneritega seonduvad tasud või kulud on spordikooli eelarves, Kärdla osavald. Võistlused, kus nimes seal lapse taga seisab muu hulgas ka Hiiumaa spordikool, on ka spordikooli tugi võimalik või tegelikult ongi ja tihtilugu on see ka Kultuurkapitali toel, nii et siinkohal suured tänud Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupile, et on meid toetanud. Selle võrra siis väheneb nii lapsevanema koormus kui ka selle spordiklubi koormus. Kui võistlusel, kui seal ei ole võimalik, et spordikool esineb ja on ainult klubi nimi, siis võistluse kulud on puhtalt lapsevanema ja klubi kanda. Ja siis on nüüd küsimus, et kes kui palju kannab. Ja seal loomulikult saavad ka olla erinevad sponsorid, toetajad, nii Kultuurkapital kui ka muud võimalused. Ja ka lapse personaalne varustus, spordikool seda ei osta. Ja see on siis lapsevanema ja klubi leida. Et kas või ka need jalanõud, kellel ei ole uude saali sobivaid jalanõusid veel, siis seal on ka klubi ja lapsevanem saavad koostööd teha, et kuidas kõik saaksid ikkagi trenni tulla.
Ma lähen nii kiiresti, me saame poole tunniga hakkama, et infotund on ikka pool tundi hoopis. Nagu oli, et uue hoonega seoses, mis siis oktoobri keskel valmib, trennid, ajad muutuvad tõenäoliselt ja need tingimused, kus trenni tehakse, muutuvad. Jalatsitest oli jutt, aga see kord, mis seal uues majas kehtima hakkab, on kindlasti märksa rangem kui see, mis senimaani on olnud. Kuna on suur maja, uus maja, ilus maja, põnev maja. Ja see, siis kui see maja on valmis, siis kindlasti seda tutvustatakse ja rühmadega käivad läbi, treeneritega käivad läbi. Aga jah, see valmidus mõttes, et see on ikka päris suur ja uhke, et sellega hoiame seda korda ja süsteemi, mismoodi seal toimida on vaja selleks, et see maja ka kaua säiliks ja selle ülevalpidamine ei sööks kõigelt muult, mis vald vajab arendamist, oluliselt finantse. Siis juba praegu käivad jalgpallis gümnaasiumis hommikutrennid. Ühe nädala on käinud, homme on rebaste ristimine ja seepärast jääb ka see ülejäänud rühmade hommikune trenn ära, aga kõigil teistel aladel on see esimene kohtumine siis minuga reedel 17. septembril 7.55 mängude majas. Trenn kestab umbes 9-ni ja siis nad jõuavad 9.30 järgmisse tundi. Ja need treeningud on kolmapäeval ja reedel ja olen Hiiu lehes, mitte Hiiu lehes, vaid selles vallateates ka kirjutasin, et selle mõte on anda noortele võimalus areneda nii nagu mandril mitmetes koolides on võimalik ja tõsta oma sportlikku taset ilma Hiiumaalt ära minemata. Et kui mõnedel on olnud see, et on näha, et on perspektiiv areneda omal spordialal kõrgele, aga jääb puudu võimalusest piisavalt hulgal treenida, siis siin on see võimalus, et saab teha kas eriala spetsiifilisi või spetsiaalseid üldfüüsilisi harjutusi, aga igatahes kõike seda, mida õhtusesse trenni lihtsalt ei ole võimalik kõik ära paigutada, kuna pärast koolipäeva on suur väsimus sees ja trenni ei saa ka lõputult pikaks venitada. Aga peab tegema palju asju selleks, et tugevalt areneda. On ka spordialasid, kus on vaja ära minna selleks, et areneda, et on mingisuguseid teistsuguseid tingimusi vaja. Spordiarstist tean, et on käinud nüüd siis juba mitte eelmisel suvel, vaid üle-eelmisel suvel siin kohapeal Spordimeditsiini Sihtasutus. Nüüd on läbirääkimised jõudnud nii kaugele, et nad tulevad millalgi novembri alguses, aga see aeg täpsustub septembri lõpus, kui arst annab teada, millal ta täpselt saab. Sellele tuleb eelregistreerimine, mis on all slaidil punases kirjas, et eelregistreerimine sellepärast, et oskaks arvestada, kellele tehakse see terviseuuringu kompleks B, ehk siis koormustest ja kellele tehakse lihtsalt spordi, kas just lihtsalt, aga terviseuuringute kompleks. Ja siis kõigepealt kui on teada, millal spordiarst tuleb, siis teen registreerimise, kuhu tuleb ka märkida see lapse koormust akadeemilistes tundides. Siis selle põhjal
lepitakse kokku. Seesama hetkel arvatakse, et õde lepib vereproovi ajad kokku, millal ja millist vereproovi on vaja anda. Ehk siis, kui see arst on siin Hiiumaal, et siis juba on digiloos vereproovi tulemused olemas ja arst saab nii-öelda selge hinnangu ja vastuse anda lapse ja noore tervislikule seisundile sportimise seisukohast. Ja visiiditasu 5 €, selle maksab lapsevanem. Kas siis koha peal või see veel selgub, kas koha peal või siis saab ülekandega ka maksta. Ja nagu on kirjas, et see ei ole mitte lapse vanuse järgi, see millist testi tehakse, vaid treeningtundide järgi. Võiks arvata, et väiksematel, kes lihtsalt pigem rohkem mängivad, et nendel ei ole seda vaja, aga 10+ siis peab juba vaatama, et 10+ vanus, et peab vaatama, et mitu tundi ta võistleb ja treenib ja kas on mõistlik last üle kontrollida. Et muidu on see tavatervisekontrolli osas. Ja see kontroll tuleb uues spordihoones. On see koht, kus kontrollitakse. Eelmises korrast juba veloergomeeter pidi gümnaasiumi või seal põhikooli meditsiinikabinetis alles olema, siis tuuakse sinna. Nii, kõik on selge, arusaadav. Okay. Siin kohalolijatele, mitmeid ma tunnen rohkem lähemalt, aga ikkagi. Ja kodused saavad saata mulle e-kirja või panna ka siia chati või ka privaatsesse sõnumina vastuseid sellistele asjadele. Ma siin kohalolijatele jagan paberid. Et huvitab. Milliseid lisakoolitusi tahaksite ise tegevalt lastele vaja, et nägi kõvemini, et natukenegi sinna kuuleks. Kas soovite, mida soovite? Teil oli kiiresti. Kas on midagi, kui te mõtlete iseendale, oma lapse peale, mida sooviksite õppida, kuulda? Ja selleks, et on sellest arvamusest täpsemalt aru saada, et kas te mõtlete last või ennast. Mul on natukene aega, ma esitan juba teise küsimuse ka ära. Ja siin on küsimus, et on olnud aeg-ajalt tuleb soove, et keegi annaks mingit huvitavat trenni. Nüüd hiljuti oli akrobaatika, on olnud võitluskunst, boksimist, maadlust, erinevaid asju, et äkki saaks kusagilt, aga kui keegi teab kedagi kusagilt, kes võiks neid trenni anda, siis see info on teretulnud. Raha ei ole maailmast otsa saanud, seda tuleb osata või küsida ja siis seda ikka saab, aga inimesed on see nagu suurem probleem. Ja siis see kolmas punkt, et muid ettepanekuid ja mõtteid, et kas on praegusest tekkinud või üleüldse, mis on. Et nimesid ei kirjuta sinna paberi peale, et täiesti anonüümne on see. Anname 3-5 minutit aega. 3 minutit aega mõelda.
ja kirjutada. Kodudes ka. Stardiaeg vaatamata, et ütleme nii, et minut aega veel. Pinged peal. Kohe ilmselt hakkab see 3 minut täis saama. Et paberilt ma moment veel ära ei korja, mis siin toas on. Aga ütlen, et mõned mõtted, mis on endal olnud. Jah, mitte minul endal, aga üldse treenerite peale kokku. Juba eelmine aasta uurisime noore sportlase toitlustamise või mitte toitlustamise, aga toitumise koolitust. Aga siis tuli koroonalaine peale ja jäi ära. Seal on muidugi ka need nüansid, et mis vanuses lastest on siis juttu või noortest. Et seal on ka erinev, et kas on selline teismelise iga 12 kuni 15 on ühed küsimused ja teemad ja siis sealt suurematel on natukene teised ja poisid-tüdrukud on ka veel, et veidikene erinevad. Aga vähemalt see toitlustus oli üks ja seal on ka teada, kes seda võiks rääkida.
ja see ei ole nüüd lisakoolitus, aga selline väiksemate spordikooli laste harjutamine ja õpetamine laagrites ja võistlustel käimiseks, alustuseks tuttavas ja turvalises keskkonnas, ehk siis kusagil on näiteks kooli vaheajal 2 päeva 1 ööd, kas ööbimine kas siis Kärdlas või Käinas või Emmastes või Laukal kusagil koolis omade vahenditega, ehk siis päeval oleksid trennid, öösel oleks ööbimine, väga lahe. Esimene kuni 4. klass näiteks. Juba kujutan ette, mis sellest saab. Ja siis teisel päeval ka mõned või 1 treening ja siis koju tagasi. Hiiumaa piires, kõik on tuttavad lapsed. Oleks esimene proov, mismoodi on vanematest eraldi on minna spordiüritusele. Ja siis kui korra on käidud, siis või 1-2 korda veel ja siis osatakse juba asju pakkida, siis avastatakse, et saadakse täiesti hästi hakkama ka ilma lapsevanema pideva juuresolekuta ja siis, kui tekib võimalus minna kusagile kaugemale laagrisse või võistlusele, siis on ainult natukene ärevust. Ärevus ikka tekib, kui on midagi uut, aga siis vähemalt osa tegevusest oleks tuttav. Aga selline kodune laagris on olnud mõttes. Aga see nõuab loomulikult ka neid inimesi, kes neid lapsi öösel valvaks. Ja siis hetkel pole selle laagri planeerimisel ka pikemaks läinud, aga kuna ta nüüd kõva häälega välja öeldud ka, siis vast teeme ära ikka. Nii. Siis, nüüd olen mina hästi palju rääkinud. Võimalik, et teil on küsimusi, sest tegelikult see mul eelviimane slaid, viimane on see, kus ma tänan osalemast. Aga kas on mingisugust infot, mida ma siin olijatele alustuseks siis siin ruumis, mida ma tegelikult ei ole rääkinud, aga te ootasite, et ma räägiksin? Võib esitada vabalt. Vaikus. Endal tuli juba meelde, kuna täna sain ühelt lapsevanemalt paladelt küsimuse, et kuhu trennidesse võiks tulla. Kui ei oska valida, siis et tahaks trenni, aga ei tea millisesse, siis on kasulik natuke mõelda, et mis huvitab, kas on pigem võistkonnaala laps, et meeldib palju ka teistega koos olla või on pidevalt individuaalala, siis sealt juba tuleb valikud välja. Vanus on muidugi see, et kas siis on sellele vanusele rühma ja kindlasti või kindluse saab siis, kui treeneriga läbi rääkida ja tulla näiteks proovitrenni. See on täiesti lubatud. 1-2 trenni teha ja proovida, vaadata, kas sobib nende teistega, kes seal rühmas on, kas sobib treeneriga, kas see ala on selline, mida sa arvasid. Kindlasti ei õnnestu esimesel korral asjad, kui minna, mis iganes ala minna tegema, kõik asi peab harjutama. Et see, et ma ei oska, see kuulub asja juurde, keegi ei oska alguses. Ja täiskasvanud sportlased jätkuvalt ju harjutavad ja treenivad, kuna jätkuvalt kogu aeg on midagi, mida paremaks teha ja mida paremini osata, nii et see mängu ilu seisnebki selles, et kogu aeg saad paremaks õppida. Et kui alguses ei oska korralikult omagi käega põrgatada, siis harjutud ühe käega saab selgeks, tugevama käega, siis hakkad juba teise käega põrgatama ja siis vahepeal üks hetk teed mõlema käega, et see ongi harjutamise küsimus. See on alati näide sellest, et lapsed ka alguses keegi ei sünni kohe, et kõnnib sirgelt ühest kohast teise, vaid tükk harjutamist on enne, kui sirgelt kõndimine selgeks saab. Sama nende spordialade õppimisel.
Nii, aga küsimusi saalist. Kas need hommikutreeningud on ainult gümnaasiumil? Jah, sellepärast, et gümnaasiumil on need nii-öelda tavatunnid enamasti algavad vähemalt nendel päevadel. Meil on gümnaasiumiga läbi räägitud see, et need tavatunnid algavadki neil see 9.30. Et seal on valikainet, erinevaid valikaineid on seal hommikul. Ja spordikooli hommikutrennid on omaette valikaine. Ja kui on mõni, siin kuulajate hulgas parajasti ei ole küll neid, aga mõte on ka selles, et kui on mõni, kes näiteks õhtuti on pühendanud ennast näiteks muusikale ja käib muusikakoolis ja muud sellised huvid ja kunstihuvid, aga tahaks ka trenni teha, siis on näiteks, saab seda kaudu omale valikainepunktid ja saab trenni ka teha ära. On üldkehaline treening, et ei ole ühegi eriala spetsiifiline. See, mis on see mitme ala oma. Et ei pea olema see päeva teine trenn või päeva esimene trenn, vaid võib olla ka päeva ainukene trenn. Et gümnaasiumis seda saab, jah, aga põhikooli seda küll ei saa. Läheb liiga keeruliseks. Kas veel on küsimus? Kas on ja milliseid küsimusi on veel? Nendelt lapsevanematelt, keda ma iganädalaselt ei näe. Vaatan korraks, kas on siin chatis midagi, et inimesed kodust võivad ka küsida. Või kui praegu ei ole, siis jah, siin praegu pole. Töösektsioonides toimub siin saalis, aga nii. See võib olla küll otseselt, ma ei tea, kuidas küll spordikooli, aga kas on teada, mis on mängude majas? Ole ka teise valdkonda küsimus, nagu üleüldse nendest objektidest. Otseselt ei tea, otseselt ei ole teada, et ma olen kuulnud, et on vallal olnud mõte, et need ära müüa, aga siis peaks olema ostjal väga hea nagu mõte või plaan. Et olen kuulnud, et inimestel on mõtteid, aga ei ole seda, mida võiks teha, aga ei ole piisavalt aega ja sellist organisatoorset ressurssi, et neid asju ellu viia. Igal juhul nagu spordikooli tegevus läheb kõik keskusesse? Natukene sõltub, me küll arvame jah, niiviisi, et seal sinna läheb. See oleks ka naljakas. Seda seal on üks suur pallimängude saal, selle saab jagada ka 3. Ehk siis samal ajal saab 3 trenni olla. Ma ei kujuta ette, kuidas seal siis kajama hakkab ja kuidas see täpselt välja näeb, kui ühel on võrkpall ja teisel on korvpall. Aga jah, praegune mõte on küll nii, et saab seal ja iseenesest ju ei kao koolivõimne ka kusagil ära. Nii et see jääb ka kasutusse, et sisuliselt oleks nagu 4 saali samaaegselt kasutada. Hästi tore muidugi, kui tekiks täiskasvanud entusiaste, kes, nüüd tuli üks asi meelde seoses sellega, kes käiksid koos ja mängiksid. On avaldatud soovi, et võiks olla täiskasvanute rühmad, aga siis tekib eestvedaja küsimus, kes selle rühma kokku ajab ja siis tekib tasu küsimus, et kui see eestvedaja selle rühma kokku ajab või midagi hakkab korraldama, siis tema tahab tasu ja mis ruumid maksavad, mitmeid küsimusi on. Aga jah, mängude majast saatust ei tea, mahalammutamismõtteid ei ole mängude majaga seoses.
mina kuulnud mitte. Nüüd, aga seoses sellega nüüd tuli mulle meelde, on ka täiskasvanud sportlased. Nii jalgpallis kui ka korvpallis. Kui nad, ja jalgpall ja korvpall on see, kus asi juba toimib, aga võrkpallis näiteks võib olla ka hakkab toimima, et täiskasvanud saavad osaleda spordikooli treeneri juhendataval treeningul spordikooli trenni ajal. Selles samas trennis ala jalkaesindusmeeskonnas on ka täiskasvanud, kes ei ole enam vanuse poole spordikoolis ja korvpalli esindusmeeskonnas sama ja võrkpallis on teada, et on naised käinud suuremate tüdrukutega koos mängimas, siis selleks, et kõik oleks aus ja õiglane, siis need täiskasvanud peavad ennast registreerima sinna samasse rühma, kelle juures nad käivad ja maksavad selle 15 eurot kuus. Kuigi nad ei ole enam spordikooli lapsed ega õppurid, aga nad kasutavad seda sama teenust, mida lastele pakutakse. Ja kui seda teha siis regulaarselt 2 korda nädalas, kokku 8 korda, siis see 15 eurot ja see sisaldab ka ruumi kasutamist, siis on seda ka mõistlik tasu. Isegi siis, kui on kord nädalas osa mõistlik tasu, arvestades ruumi ja inimtööjõudu seal. Aga jah, see puudutab spordikooli trenni aeg ja spordikooli treener juhendab. Nii, veel küsimusi? Kui võib siis üks küsimus. Kuidas sa näed, kas meil hooajal on võistlustele minetud ka nii-öelda, kas see koroona olukord kuidagi võib mõjutada ka võistlustel käimisega või on ikkagi hea? No momendil on, suvi oli väga hea, purjetajad, orienteerujad käisid tihedalt võistlustel. Võrkpallis ikkagi nüüd loodetakse, sest Ülari läheb poistega nüüd 2 järjestikusel nädalavahetusel. Marge plaanib seda, et võrkpallihooaeg ikkagi algab. Et hoiame pöidlaid, sest eelmine talv näitas, et kui võistelda ei saa, siis noortel kipub motivatsioon, noortel ja ka treeneril motivatsioon kipub langema, sest võistlused on need kohad, kus saab näidata ja võrrelda enda oskusi teistega, et sügavalt loodan. Aga korvpallurid käisid suve alguses seal 3x3 mängudel ka. Ja. Loodame, et saab võistelda. Ja, treenerid küll tahavad minna ja on käinud. Kas on veel midagi? Võib ka eraviisiliselt siis küsida, aga siis vaatan, kui ma nüüd see enterit vajutan, kas siis tuleb, mis ei tule siia midagi ette. Et viimane slaid siin selles on, et tänan osalemast ja ilusat vananaiste suve. Ja kui kellelgi seal kodudes arvuti taga tekkis küsimusi, siis võib meili peale kirjutada. Ma nüüd kohe lõpetan selle koosoleku salvestamise ära ja lähen Teamsist välja. Tänan neid 2, 4, 6, 8, kes olid kodudes ka kaasas. Ja, head õhtut!